täpselt koolisin või? Vaata, punane täpp on niimoodi, et kui sa sealt näitad, siis veebi omad kuidagi ei näe seda. Elle saada Anneli Poskale link. Nii, aga head kolleegid, et kell on saanud 3 ja tavapärane seminari aeg. Täna selle aasta ja selle semestri viimane seminar on spetsiaalselt ajastatud väga olulisel ja intrigeerival teemal. Algselt oli selle pealkiri meil selline veel intrigeerivam. Ei fosforiidile küsimärgiga, vihjetega siis sellisele aktivistide grupile, mille nimi on Ei fosforiidile. Nüüd on ta ei fosforiidi kaevandamisel. See on muudetud. No, see on päris oluline erinevus, aga on tõepoolest terve suur hulk inimesi, kes rohkem või vähem põhjendatud muret väljendavad. Osa sellest murest on täiesti selgelt kantud sellisest mitteteadmisest. Ja eks geoloogide roll on ikkagi seda teadmist kasutada, mis meil on, ja seda teadmist laiendada ja kasutada Eesti riigi ja rahva hüvanguks. Et Eduard on sellel samal teemal rääkinud hiljuti ühel mäeinseneride täienduskoolitusel. Ja mõtlesime, et väga asjakohane oleks tegelikult seda rääkida laiemale seltskonnale instituudis. Ja ma hetkel ei näe küll palju on meil online'is inimesi, aga ennem oli neid tublisti üle 15. Et see huvi teema vastu on suur ja Eduardi teema on põhiliselt majanduslikud aspektid selle fosforiidi kaevandamise ja kasutamise juures, millest võib-olla on vähem juttu olnud, kui võiks olla. Nii et ootame suure huviga, pikemalt ei hakka rääkima. Neile veel, kes on võib-olla esimest korda seminaril või Eduardit ei tea, siis Eduard on väga pikaaegne rakendusgeoloog, kohe hakkad rääkima ka sellest. Väikse slaidi panen. Aga alates siis sellest aastast ka Tehnikaülikooli õppejõud, nii et loeb magistrantide lähemiste kursust praegu maavarade uuringutega seotud, nii et see on taust, aga palun. Nii tore, et tema sissejuhatamist. Ei, teema on tõsine muidugi. Ei, siin on nalja vaja teha küll selle ei fosforiidi ja kõige, et selle inimeste mure on täitsa arusaadav. Aga ma ei puuduta täna mitte nii palju seda keskkonnateemat, mis on kindlasti väga oluline, selleks on paremad spetsialiste, aga võib-olla tõesti valdkonnast, millest on üldse vähem räägitud. Et on räägitud, kas see fosforiit üldse tasub ära või tasu ära, mis need hinnad on, kuidas turg on. Ja kui ta ei tasu ära, siis meil langevad ära ka kõik need keskkonna ja kõik muud mured. Ma ei tea, siin Karl tegi lahti vabandust, et ma segan. Aga ei tule. Vaatame siis, mis viga on. Slaid ei tule, jah. Kas keegi saab öelda, kas slaidid on näha veebis? Ei ole, Karl on ka lahti. Ma ei tea, esimene vist on, aga... Ei ole. Ei ole midagi. Nii, osad näevad, osad ei näe. No jagame siis kogu akent. Nüüd on näha. Mina näen seda sama, mis enne. Okei. Mõõst oli liisatud. Liiguta korra, vaata, kas liigub edasi ka. Jah, liigub. Kõige tutvustus, et miks üks selline mees üldse tuleb ja hakkab rääkima fosforiidist. Et praegu on Eesti Geoloogiateenistus sellega juba aastaid tegelenud, väga tubli tööd teinud. Seal on inimesed, kes on ühe teises valdkonnas väga head spetsialistid arenenud. Aga nagu siin meil geoloogias on olnud, et pärast 80ndate lõppu, 90ndatest on sisse tulnud väga suur auk. Meil on igasugused geoloogilised uuringud, mis põhiliselt on olnud siis selliste, nagu me nimetame, tuleviku maavarade osas, olgu need kristalline aluskord või siis fosforiit või karotoliitargiliit, et need kõik on tehtud. Ja sellega on ka nagu järjepidevus kadunud ja vahepeal on keel muutunud, vene keelest on saanud inglise keel rohkem muidugi.
ja noored, kes on nüüd praegu sinna selle teemasse juurde tulnud, siis nemad ei ole võib-olla nii palju kursis sellega, mis oli omal ajal. Et kuna ma lõpetasin 83. aastal Tartu Ülikooli geoloogina, see oli sügav Brežnevi aeg see ei olnud. Et jah, ei olnud lõpetatud. Et nõukogude aeg siiski ja nagu siin paljud teavad, eks ole, viimased suuremad aruanded, mis oli Kabala fosforiidimaade detailala uuring, mis koosnes 30 sellisest mahulisest paksust aruandest, kus on küll enamus tõesti tabelid ja muud. Et see oli 89. aastal. Nii et ma jõudsin töötada Eesti Geoloogia valitsuses ja minu teema oli seal põhiliselt graptoliitargilliit. Ja kuna ma olin Tallinna temaatilises rühmas, nii-öelda Peterselli töökonnas, Valter Peterselli, siis me tegelesime seal väga paljude erinevate teemadega ja igal pool, kus oli midagi nagu tublisti üle Clarki, ütleme selle maakorra keskmise või kuskil mingi potentsiaal, siis Valtril olid alati selle peale väga huvitavad projektid, teemad. Projektideks me tookord ei nimetatud, ma ei mäleta, kuidas me nimetasime tööd. Projektid tulid hiljem ja sellega on tõesti väga lai valdkond erinevad teemasid kaetud just selle sama temaatilise rühma poolt. Mina olin rühmas, täitsa venekeelne rühm, ütleme niimoodi, ülemus ja kõik ja aruandeid saab ka kirjutatud vene keeles. Ja meie rühm tegeles fosforiidi rikastamisega. Oli ülemus Tetkovski, temal oli labor, väiksed sellised katseseadmed ja sealt siis, kuna materjali tuli ju igalt poolt. Puurimine käis 80-ndatel meeletu puurimine. Nõukogude Liidu väetisetööstusministeerium maksis kõvasti, isegi põlevkivi geoloogid uurisid fosforiiti, puurisid vähemalt. Nii et selles mõttes see materjal oli meeletu ja siis seal laboris rikastati proovi ja siis analüüsiti kõiki neid fraktsioone, kuni kontsentraadid, sabad ja nii edasi. Ja loomulikult tehti ka igasuguseid keemilisi analüüse, kaasa arvatud haruldasi muldmetalle, aga ma sellest natuke räägin. Nii et miski pole uus siin maailmas, kui ma nüüd siin 30+ aastat hiljem seda asja kuulsin ja hakkasid nagu väga uued asjad tulema, siis päris dinosauruseks ennast nimetada ei saa, aga ikkagi see pilt tollest ajast, ka puurimised samas Kantkülas igal pool on mul ka silmes. Kuigi mina ise uuringutega otse ei tegelenud. Ja pärast seda elu on natukene olnud päris mitmekesine, et mul on siin geoloogia valitsus, geoloogia keskus, sealt ma läksin ära 97 ja 2011 olin 2 aastat Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo juhataja, kui teate geoportaalid sellised. Ja siis pärast üle 10 aastat Eesti Energias geoloogina. Ja kus siis tõesti sai selle vaate, esiteks sellise majandusliku vaate, sest oli äriühing, kõik arvestati rahasse. Siis, kui ma olin geoloogia valitsuses ja paljud meist geoloogid ei arvuta rahasse väga palju ja meid ei õpetatudki seda tegema, aga äriühingus oli kõik ainult finantsilistel lõpuks otsustel põhimõttel. Ja nüüd ma olen praegu ülikoolis ja mul on siin vahepeal üks auk. Ma siin selle koolis ka ütlesin, et see 14-aastane auk, et ma ei olnud mitte vangis kuskil ära. Selles mõttes, aga ma ei olnud geoloogias otse. Aga ma tegelesin geoinfo ja planeerimisega. Valdade, väga palju valdade ja maakondade, kas teemaplaneeringud ja üldplaneeringud, nii edasi. Ja mis on võib-olla väga huvitav see, et me tegime konsuldiga koos 2 korda Sõmeru üldplaneeringut. Enne me tegime Peep Vassiljevit ja teise planeeringu tegime koos Peep Vassiljevit. Et selles mõttes, et see teema, te teate kõik, eks ole, Peep võtab alati sõna siin ja loomulikult on ta mures oma valla pärast, sest see vald on tõesti kaetud väga erinevate maavaradega ja põhjus on lõpuks see, et
Et ei saa nagu arendada nii vabalt kui võimalik, sest igal pool on maavara. Ja me ju teame, seaduses on öeldud, et maavara kasutusvõimalusi kitsendada ei tohi. Aga kuna nad on arvel, eks ole, siis seal tekib alati sellised vastuolud. No, ma ei tea, ka konfliktid tekivad loomulikult. Nii et see on üks tõsine teema ja see teema on kindlasti ka sellega seotud, et ütleme nii, et kui meil praegu näeme, et meil ei tasu ära, täna seda ettekannet ka võib-olla pärast mõtiskleme, et siis jätame näiteks 30 aastaks tulevastele põlvedele, no siin Erik Puura Osoonis ütles, et siis nad on targemad kasutada. Aga meie teema on siin jälle, et aga mis siis ikkagi saab selle maaga, kus see sama maavara on sees, kas need samad piirangud jäävad kehtima, kas me võtame kusagilt piiranguid maha, kas me kustutame mõningad maardlad, eks ole, oma registrist ära, mida võiks täitsa teha, võib-olla pärast korraga räägime. Ja millist mänguvõimalust jäävad. Nii et nagu mitu aspekti, et võib-olla tõesti on tulevik helgem meile. Võib-olla lihtsalt väga lühidalt ka siin, mis ma nüüd ütlen 10 aastat Eesti Energias, ma olin arendusteenistuse teema või ülesanne oli leida võimalik just ärivõimalusi erinevatest valdkondadest. Ja mis seal ikka salata, et me viskasime pilguga fosforiidi maailma sisse. Ja loomulikult nagu ikka äriühingus kindlasti need rahalised, finantsilised parameetrid on seal väga olulised. Ja selle teadmise või sellise arusaamise baasil siis ma täna seda ettekannet teengi. Nüüd, kui me räägime üldse fosforiidist, eks meil on esialgu kivim, setemaas, settekivim. Ja kui me näeme, et tal on mingi väärtus, eks antud juhul on see fosfor B2O5 sisaldus, on seal üsna kõrge selline, siis me oleme, või on varasematel aegadel, eks ole, määratleda varud. No selge, registris varud, selge. Nii, aga varud ei ole veel sellised objektid või maavarad, mida saaks kaevanda. Varud tuleks teha siis varadeks. No, siin nimetsin siin Ardi Aasaarega seesama skeem on kunagi tehtud, et varad on siis sellised varud, mis on nii-öelda juba lubadega. Kui me räägime rahvusvahelises keeles, siis on üks on ressurss ja teine on reserveks ja reserviks saab ta siis, kui meil on täidetud teatud tingimused, keskkonna, sotsiaalsed, majanduslikud, kõik sellised inglise keeles nimetatud modifying factors. Kaasnevad sellised aspektid. Ja meie fosforiidiga, mida on hästi uuritud, selliseid lubasid ei ole, me võime nimetada ressurssi. Ja kui me vaatame nüüd maailma varusid järgmisel slaidil edasi, siis seal saab ka vaadata, kas on reservid või ressursid. Ressursse on väga palju ja reserve on tegelikult ka maailmas palju. Ja kui me läheme edasi, siis me väärindame seda varu, kõigepealt loomulikult me rikastame, see käib ju mäenduse valdkonda, me saame nii-öelda toorme või siis kontsentraadi. Kontsentraati võiks juba turustada, sellel on maailma turuhind. Ja nüüd veel siin ikkagi on räägitud, et meil on vaja väärindada vähemalt esimese astmeni, mis väärindamine tähendab siis hapet tootmist, et meie ei piirdu siis selle ainult kontsentraadi. Seda me ka korra vaatame, kuidas see mänguruum võiks välja näha. Ja edasi loomulikult fosforappes saab siis juba erinevaid tooteid ja enamus kasutatakse väikese tootmiseks maailmas. Nii, siin on üks pilt Põhja-Eestis Klindi piirkonnas, kuidas siis fosforiit ja diktoneema kilt ja seal peal asuvad setted asuvad, siis oli toolskandis oma varagusavid veel sarnased diktoneema kildad, aga ilma orgaanikat. Meil on siin öeldud seda, et fosforiiti, kui me nüüd kõik selle B2O5 arvestame siin väärtuseks, et siis lööme kõik Eesti varad kokku, seal kuni üle 8 miljardi tegelikult on meil seda, isegi varuks ei saa nimetada, see on koos sellise perspektiivse või potentsiaalse varuga. Et meil võiks olla siin 200 miljardit eurot väärtust.
Ja see summa, see oli ka üks põhjus, miks võib-olla sellist ettekannet teha, et see nagu ka tõukas sellele mõttele, et geoloogid sageli, kui nad mingi maard avastavad ja mingi varudest räägivad, siis nad ütlevadki väärtust tegelikult. Kas või soomlased leiavad mingi kulla kuskil, ütlevad, meil on seal 7 miljardit või nii palju tonne või tonnid on juba natuke selline konkreetsem, aga arvustavad raha peale välja. Ja siis küsid neilt, et kas te olete kulust ka arvestanud, ei ole. Et tegelikult see summa, mis öeldakse, on lihtsalt summa. Ja kui me vaatame kas või näiteks seda sama graptoliitargiliiti siin, mis on Narvast kuni Kärdlani, Hiiumaani. Vahepeal ta läheb lõuna poole rohkem, aga ütleme nüüd Põhja-Eestis. Siis seal sisalduvad teatud elemendid ja kõige väärtuslikum neist rahaliselt on vanaad. Ja ilmselt oleks vanaadiumit nagu maailmas vaja ka akudes ja mujal. Ja kui me lihtsalt arvutame, te võite igaüks arvutada, et meil on kuskil 64 miljardit tonni graptoliitargiliiti. Igas tonnis on 1 kilo vanaadium. Nüüd, kas siis vanaadium 205 või Raumaa vanaadium, ükskõik mille järgi hinna võite panna. Mina sain, et meil on väärtus seal vanaadiumi osas 1,7 triljonit eurot. No märkisväärne summa võtta vahetama, tegelikult see väärtus on tegelikult null. Ja me ei lähe kunagi kogu Eestimaad ära kaevama nii nagu selle fosforiidigi või üldse, eks ole. Et siin ongi nagu arusaamine, kui me läheme päris viimaste slaidide juurde, seal, kus on meil tehtud see kontsessioonilepingus sellise ressursitasude muutmise ma ei oska öelda selline eelnõu, kus on jagatud juba seda 200 miljardit seal laiali, kes palju saab. Et võib-olla tooks võrdluseks sellise asja, et kui öelda, et ma leidsin kulda 1,7 miljardi eest, siis tegelikult et see oleks päris väärtus, see on umbes niimoodi, see on 1 kuupmeeter puhast kulda, siuke meetri sügavusel maal. Võtame suure kopa, eks ole, mis selle 20 üles tõstab kõrvale ja meil on 1,7 miljardit eurot. Aga sageli, kui mõelda, siis see kuld on 2-3 kilomeetri sügavusel võib-olla, ta on 2-3 grammi tonnis, kõik nii edasi ja see väärtus lahjeneb ära. Ja ma räägin seda kõik selle pärast, et nüüd kui me läheme sinna edasi, et siis meil lahjeneb see väärtus ära ja see, mis meil jagamiseks jääb, see ei ole üldse nii suur. Me alati peame kaaluma loomulikult keskkonnamõjudega. Kui suur on see tulu, kus me mingi teatud keskkonnamõju tegeme ja mida rohkem me seal siis vähendame keskkonnamõjusid või jah, et seda kallimaks meil see hind ka läheb. No nii. Ja mis ma siin täna kiiresti, nüüd ma olen 20 minutit rääkinud, aga kindlasti, kui me räägime rahast, me räägime kõigepealt turust. Kas turul on üldse kohta, on seal vajadust meie kaubale? Kuidas turu nõudluse pakkumise vahel, kuidas hinnad on, kui volatiilsed, kui pikka plaani me saame teha, eks ole, kui kindlad me oleme selles ärimudelis või kuna me oma tehtud investeeringud tagasi saame. Siis nüüd teine on see varud, sellest ma natuke rääkisin, ma lähen ka kiiremini üle, tuleb kaevandamine, rikastamine oma teemadega, järeltöötlus, siis rahavood, kuidas nad liiguvad, kui palju ressurssi või vara vaja, et mingisugust võib-olla järeltöötlust üldse tegema hakata. Ja siis natuke seadusandlusest ja kahjust elukeskkonnale ma väga ei puuduta, nagu ma ütlesin. Aga ma ütlen, et see lisab kulusid sellele tootele. Turu olukord, ma siin leidsin päris huvitava pildi, et siin eri ajastute fosforiidimaardlad siin, et siin isegi meie Eesti puhul seda musta täppi ei ole, Cambrium Ordoviциum, aga põhimõtteliselt fosforit on väga palju ja nagu näete siin ka
rannikualadel Lääne või see Lõuna-Ameerikas ja Aafrikas, et põhimõtteliselt süvahooguste apellingutega ikka fosforit tuleb juurde ja tekivad sellised juba kaasaegsed fosfori ladestud või maardlaks ei julge kohe nimetada. Nii et ütleme, fosfor on üsna levinud element maa eral. Ja kui me vaatame riikidest, kus on, et ütleme, siin ongi, kui enne sai öeldud, et on resursid ja reservid, siis siin on need parameetrid reservide. Siin on juba tõestatud majanduslikult ja lubadega maardlad. Nii et siin seda diagrammis vaadate, loomulikult Maroko oma 50 miljardiga on siin valdav, aga ka teistel, kui me räägime ka miljardilistest siin paljudes riikides, siis lihtsalt need ressursid on üsna suured maailmas. Ja huvitav näiteks kas või ütleme Lõuna-Aafrika Vabariik, kellel on siin 1,5 miljardit vist, tema polegi veel kasutusele õieti võtnud seda. Nii et ütleme selles mõttes isegi reserve on nii palju. Ja meil on siin, vaatasin siin üks artikkel ka, seda on siin-seal toodud, et autoritena on ka veel eestlased siin Margus Raha ja Alvar Soesuu, et on Euroopas. Me teame, et fosfor on, eks ole, kriitiliste toormaterjal, raw materialsi selle nimekirjas, et just nagu oleks vaja meeletut fosforit ja just Euroopas leiukohti on kindlasti väga palju. Enamus neid punktid on üsna väikesed, Eesti oma on siin suurena. Sõltub jälle selle, mida me selle suure all mõtleme, kui palju seda kätte saame. Need kõik on lihtsalt leiukohad. Ja suur osa on setelisi ja suur osa on nagu tartkivimites. Ainuke, kus toodetakse, teate, on Siilinjärvi, eks ju, Soomes. See on siis nagu magma kivi, mõtleme sellise tekkelise. Ja huvitav on siin see, et siin on, ma veel korra ajaloost, et kui siin üldse sellest turust rääkida hindadest, siis on paar suurt tippu olnud aastatel 2008, kuskil 2009 ja siis nüüd pärast, kui see Ukraina sõda algas, veel muud teatud energia, muud niisugused kriisid siin maailmas, et siis tõusis ka järsku kõigi fosforit sisaldavate toodete hind kontsentraadist ja siis kõik need väetised hape. Te näete, siin on fosforappe kõrgel üles, siin on erinevad väetised ja ütleme fosfaadi rokki, tegelikult see rokki hind on hästi terav, aga antud juhul siin on ta teises skaalas, nii et siin ta niimoodi hästi välja ei tule. Aga ta on jälle langenud, nii et me oleme nendest kõrgetest tippudest all. Kas sellised tipud veel tulevad või ei tule? Eks see on nüüd nende suurte prognoosijate teema, mida on neid firmasid, kes seda teevad, on päris palju. Suurematest on siin Crew Suurbritannias ja Mosaic teeb, ütlesime kõik, kes selle teemaga tegelevad maailma mastaabis. Nad on suured firmad, siin on nüüd see loetelu ka, et kes siis tooret toodavad ja kes siis fosforapet toodavad. Et see turu perspektiiv on äärmiselt oluline. Enamus aruandeid ja sellised ülevaated on tasulised. Ma ei hakka kõiki lugema siin, aga ma võib-olla nimetaks seda, et just, et see fosforiidi äri on globaalne. Kõik need firmad, nad on globaalsed. Sellist asja, et me teeme ühes nurgas omal selle tootmise värgi kõik ja ise müüme, ise toodame, ise turustame. Selles suures konkurentsis on see päris karm. Ja kas või näitena, et ütleme väga suur firma Graham Group, kellel on ka kõik need väävelappe meetodi, tehnoloogiad ja arendused ja kõik võimalikud Belgias. Mõelda, et miks Belgias, et keset seda kõige Lääne-Euroopat ja nüüd äkki mingi fosforiit ja toodavad hapet ja väetisi aga ma kohe paari slaidi peal näitan, et neil on ka oma
oma fosforiidivarud olemas ja päris korralikud, mida nad on väga ammusest ajast, nii nagu meiegi omal ajal siin 20-ndatel, eks ole, ja Vilgastes, Koobastes on ka nemad seal seda omal ajal tootnud, aga see on nüüd hiliskriidis, kriidi kivimites. Ja mis on huvitav, et see, et näiteks Breion, see suur Euroopa firma, eks ole, on nüüd osaliselt ära ostetud Marokko, selle suure OCP poolt. Mis näitab veel seda, et tegelikult kui integreeritud on Euroopa ja muu maailm kõik, eks ole, tooraine ja selle töötluse vahel. Et see ei ole nii, et nüüd Euroopa on tühi. OCP on kindlasti huvitatud, et ükski see happetehas ega muu siin Euroopas seisma ei jääks, eks ole, ja Marokost on hea see Euroopasse tuua ka ja enamus transporti toimubki laevadega. Siin võib-olla rääkida, et siin raudteega vedada, et see ei ole nagu tõsiselt võetav, et kõik hinnad üldjuhul maailmas on laevade pealt ja kõik need tehased on suures osas on ka nii, et laevad saavad sinna lähedale sadamates. Nii Holland, Belgia ja nii edasi. Ja siin ongi näide sellest samast Breioni ühest tehasest seal Belgias. Näeb kena välja. Ise seal käinud ei ole, aga oleks täitsa huvitav, eks ole. Ja mis nüüd huvitav on, et kui me vaatame, et siin on see fosforiidi karjäär, kuskil siin on ilmselt rikastus, tehakse ette liigid, tõenäoliselt siin, eks. Siin kohe vahel on väikeelamu rajoonid ümberringi, nagu ikka tihedal asustatud ja kui me rääkisime, jumal, õudus, siis on võimalik niimoodi majandada ja olla tõesti täiesti sellises elukeskkonna südames tööstusega. Siin on nüüd üks pilt, kus on kipsiladem. Loomulikult, kui me toodame, eks ole, happest, ütleme kontsentraadist toodame siis fosforappet. Me kasutame väävelhappet selleks. See on klassikaline meetod. Me räägime pärast natuke teistest meetoditest ka. Siis meil tekib lihtsalt fosfokips, kaltsiumsulfaat ja põhimõtteliselt valge selline pulber. Ütleme, et see on niisugune, ei ole puhas, kui me seda väävelhappe meetodid, aga nemad kasutavad krofina ja nemad kasutavad, kunagi ammu ka korra küsisin, 80% ära selle ehitusmaterjalidest. Teine näide, siin ma olen ise käinud näiteks ICL Negevi kõrbes Iisraelis. Siin all on fosforiit, on see tume ja fosforiidi peal on 30 meetrit lubja, seda põlevkivi. Hea kvaliteediga, seal 3 eri kihis, alumine on väga hea kvaliteediga, keskmine on keskmisega ja nii edasi. Ja nad on seda põlevkivi ka, nii nagu meil ka Dictonema kilta, eks ole, on tõstetud kõrvale ja ise süttinud, on seal ka ise süttinud. Aga 30 meetri pakkuselt põlevkivi kasutamata ressursina ei ole ka väga mõistlik. Seal sai käidud mitte fosforiidid pärast, või korra seal põlevkivi pärast, nemad olid huvitatud. Ja sellised kompleksid, ütleme faatsides, kus on fosforiidirikkad setted ja siis on orgaanikarikkad, loomulikult fosfor on toit, eks ole, biole, elusorganismidele. Ja siis, kui see orgaanika väheneb, merekeskkond natuke muutub, siis hakkavad tekkima glaukoniidikristallid ja glaukoniitliivakkivi või liiv on väga sarnane, üks selline tüüpiline osa sellest, nii nagu meiega läbilõikes on. Nii et glaukoniiti on ka maailmas hästi palju. Siin on tehas seesama, seal on nii happetehas kui väetised ja see kõik on hästi tolmune, aga keset kõrbe see nagu ei ole probleem. Selles mõttes on nagu teine, kui on nüüd see Breioni tehas seal Belgia keskil. Aga saab igatemoodi. Nad peavad seda keskkonna vist kaitset seal üheks reostatumaks piirkonnaks, aga ega ta meeldiv ei ole, aga seal väga palju kedagi sega ka. See kvaliteet, kui me võtame Eesti tooret nagu teiste riikidega, siis ütleme nii, et hiisele merrina, kus on kahjulikud ained, magneesiumoksiid, raudoksiid ja alumiinium, see jääb normi piiridesse ja ütleme, meie fosforiit on, ütleme, võiks olla rikkam, eks ole, just see rikastatud. Sest seal on meil oma piir ees, me ei saa väga kõrge protsendiga P2-teoriit kätte sealt.
Sest karbis endas on 35% näiteks puhtas karbis, me ei hakka puhastama neid karpe välja, eks ole, et siis meil on mingi optimaalne rikastus astes. Nii et ja hinnad ongi nii, et erinevalt toodetakse, võib olla seal tõesti $50 tonn, ma ei tea tänapäeval, kuidas see on nüüd aastaid tagasi, aga eks meie pärast hinda vaatame ja me võrdleme seda turustamise hinnaga, siis me võime ju kalkuleerida, palju siis meil seda marginaali seal on. Ja siin on mõned ka Euroopas haruldased muldmetallid, mis ma siin Eesti on hästi suureks pandud. Siin ma paneks ka küsimärgi oma väikse skepsisega. Siis on ka, siin on Belgia, see sama Mons Basin, mis ma näitasin teile, see sama fosforiit, kus on haruldaste muldmetallide kogu summa on alla 700 ppm-i. Meil on isegi, ütleme, selline väga lahja. Aga kui on siin teised on veel väikeste tärnikestega, siis need võiks olla veel väiksemad või lahjad. Ma ei oma ülevaadet sellest ja siin sõna ei taha võtta. Aga ütleme niimoodi, et pilt on küll ilus, aga süvenedes sinna väga sellist ilmselt optimismi ei ole, et Euroopas on nüüd fosforiitidega seotud ka harulisi muldmetalli leiukohti. Küll on ikka aeg-ajalt jälle tuleb välja, kus on tohutu leiukoht leitud, aga alati peab nendesse suurtesse esimestesse sõnumitesse ettevaatlikult suhtunud. Hakkate tasaks uurima, sest välja, et ei ole ikka see, ei ole teine, kolmas ja need miljardid ja triljonid tonnid, mis kõik on. Siis ta kaob vaikselt natukene aegade hämarusse, sest igasugune selline väljaütlemine, selle eesmärk on ikkagi saada uusi rahasid edasi uurimisele ja et siis jõuda lõpuks selle tulemuseni, et on võimalik midagi kasulikku võtta. Kui rahast uuringusse ei tule, siis ei juhtu midagi. Siin on nüüd üks näide lihtsalt haruldase muldmetallide hinnad on ka langenud. Meil on siin põhilised võib-olla praseotüüm ja neotüüm, võib-olla dysprosiumi on ka siin, aga ütleme need kaks elementi ja samuti on siin nüüd Austraalias Nolandsis, kus on 2,6% neid, on nii fosforiit 10%, kui on haruldasi muldmetalle kuskil 2,6%, meil see sisaldus on ikka sellega väga väike. Ja nemad tõesti teenivad ka tulu haruldased muldmetallid. Ja kui me siin hinda vaatame, et kui see neotüüm, praseotüüm on $60 kilogramm ja võtame see, palju meil teda siin on, siis tegelikult ühes tonnis maagis on kuskil $30 peidus. Kusjuures see on see sama väärtus, me ei ole ta välja võtnud ega ta töödelnud ega kätte saanud sellest kõigest. Siit me hakkame seda maha võtma. Ja see on, kui keegi vastuargumente või teistmoodi väiteid, ma oleks väga õnnelik, eks ole, et ma ei pruugi ka siin absoluutselt tõde rääkida, aga nii need numbrid, mis ma olen kätte saanud ja vaadanud ja lihtsalt see perspektiiv, kus me tulevikus hakkame neid miljardit jagama, et see hajub ka samamoodi ära. Siin on see Nolandsist korra, jah, ta on siin Austraalia põhjaosas või keskel siin. Ütleme uuritusest ja varudest, siin võis kohe öelda, et siin on ka meil on tõesti meil Sitre vist on varudes ja ka Aseri on väga tõsises uurimises. Sitre, ma ei tea, minu arust võiks selle maha võtta kuskil sinna ei minda ja Aseri on ka selline, kus on 1-meetrine kiht tootsa või ütleme selline kasulik kiht aardlane, 1-meetrine. Kujuta ette, kui me hakkame Aserit võtma, siis võtame selle väga suure pindala ära, et me saame minimaalse vajaliku koguse, et üldse mingit tööstust selle rajada. Või siis sealt lisa. Nii et ütleme, see meeter on jah selline, et kas nüüd hoida seda maavarana kirjas on teine asi. Palju on ka selliseid prognoosvarusid, hallid alad või eledad siin. Kokku lõpuks on 8 miljardit, aga kui me tegelikult räägime, siis meil, kui me vaatame tool, see on 386, numbrid on suured ja kui me räägime tõsisest Eesti fosforiidivarust, kui me räägime üldse, on siis Euroopa suurimad ja
siis ega me ilma kabalata nagu ei olegi väga tegelikult. Ütleme selle Rakvere maardlaga. Ainult toolsega see 300 miljonit ei ole väga suur. Aga see on kogu toolsed, ka Alma osaga. Ja uuritusega meil on väga palju puurauke, siin on lausa 100x100 ja isegi 50x50 teatud profiile tehtud, puuritud läbi. No Põhjaveega pole siin juhtunud praegu midagi, siis oli sõda oli suur ja ega seal olid ka teised eesmärgid ja hoitigi eemale see fosforiit, et siia oleks tulnud nõukogude ajal mingisugune kaevandus. Nii et see oli omate poliitiline teema ka. Nii et ütleme varudest, jah, kui me räägime siin rahvusvahelises skaalas, et meil on measured, inferred, indicated, measured, siis measured varusid, me võime isegi C1 lugeda siin, C1 lugeda measured varudeks, et tegelikult kõik, et see on suhteliselt hästi põhjendatud. Ja Eesti Geoloogia teenistus on nüüd analüüsinud, kõik need andmed on ta nii-öelda andmebaasi viinud, modelleerinud, kõik need andmed on kättesaadavad internetist, valideeritud ja siis nii-öelda töödeldavad. Nii et selles suhtes on selge, kui me vaatame lihtsalt ka oluline teada, ma läksin väga kohe kaugele, et Kabala või selle Rakvere piirkonna seal lõuna pool, me räägime Toolse ja Rakvere, siis üks on Alma suuresti ja teine on siis, räägime ikka Alma, sest on üle 60-70 meetri sügaval. Ja teine on siis Toolse, mis on kuni seal 30-35 meetrit sügaval. Et seal Rakveres on rikkamad kihid üleval ja vaesemaks läheb alla. Et see on väga oluline aspekt näiteks selle kaevanduse osas, et kui palju me võtame sealt. Et siit saab kohe vaadata, kas me võtame teatud rikkamad kihti üleval, 3 meetrit näiteks, ja all 3, 4, 5 meetrit jätame võtmata siis on lahjem. Ka rikastada on suurem kasutegur, kui on, eks ole, hakata lahjemat. Aga teine aspekt on see, et nüüd geotehniline, et see on nii kudekivi seal, et maa all see kaeveõõnsus 3 meetrit või on 7 meetrit ja nüüd see, kas siis me tahame hoida mingite hoidetervikutega seda üleval või ka täita millegagi. See majanduslik kulu läheb nii suureks, kui me tahame hästi palju paksult võtta. Või on mõistlikum võtta rikkamat ja ülevat. Ja loomulikult ka mõju on, põhjaveele on vastavalt suurem, kui meil on see suurem ja ka kaod on suurem. Nii et siin on väga selline majanduslik, tehniline analüüs vajalik. Ja ma võib-olla tulen pärast, et see riiklikud regulatsioonid, kus seal öeldakse, et sul on fosforiit, kui maak on 4%, P2O5, kas sa võtad kõik või võta mitte midagi. Ettevõtjale näiteks. Kas ma võtan kõik see 10 meetrit seda ka ja siis mul on see majandusmudel lendab uppi. Et kuidas riik siia suhtub, sest varem oli niimoodi, et ühe maavara kaevandamisel ei tohtinud teise lasumust või rikkuda. Mis tähendas seda, et fosforiidi pea on seal 35 meetri kõrgusel on põlevkivi. Ja ma väga hästi mäletan, kui korra sai arutatud Keskkonnaministeeriumi kõrge ametnikuga, et aga kui mitte võtta põlevkivi, näiteks. Ei, peate ka põlevkivi, näiteks. Ja oligi kõik, jutul lõpp. Seadus on öeldud, ei tohi teist rikkuda. Nii. Kõik läheb kohe keeruliseks ja ettevõtja ka läheb kohe minema, eks ole, ei olegi probleemi ja kõik on õnnelikud võib-olla. Ja veekihid ka, eks me teame 4 veekihti seal. Nüüd ütleme, sellised kahjulikud elemendid, magneesium, raud ja omal ajal ma nagu ütles, et me seal nendest proovidest tegime nii kontsentraatidest kui kõikidest sabadest ja loomulikult sellest maagist endast. Neid analüüse ja kaarte ja nii edasi. Tegelikult need andmed ongi sealt pärit, ega sellist laia andmebaasi või seda keegi tänapäeval ei tee, need on ikkagi suht vähe auke, mida on tehtud. Tõsi, viimasel ajal juba rohkem.
Ja siis Eesti geoloogiateenistus on teinud siis varusid, ega nad on suhteliselt vastav sellele, mis kunagi oli. Põhiprobleem on ka selles, et milline on kivimi mahukaal. No, geoloogile, kes varusid arvutab, mahukaal on äärmiselt oluline. Neile ütleb kõik see, mis mahukaal. Ja? Et mahukaal on siis nii-öelda see tihetus, millega saab siis varu arvutada, et kui sul on 1 kuupmeeter, mahukaal on selline, on 1 kogus tonne, sealt saad nii palju tonne P2-5 näiteks ja kui mahukaal on teine, eks ole, väiksem, siis saad vähem tonni. Ja nüüd siis, kuna tookord ei olnud võimalik saada puursüdamlikku kätte, siis arvutati seal niimoodi kõrvalt. Saadi ka vahepeal arvuti 2,30 oli see mahukaal. Siis nüüd, kui te siin vaatate, nüüd on arvutatud, eks ole, 1,96 toolses ja kapalas, ütleme, piirkonnas on 2,02. No raskem on sellepärast selle rohkem apatiit. Apatiit on raskem kui kvarts. Aga 2,30 või 2,00, see on varus päris suur vahe. Niimoodi kohe. Nii et siin tulevad väiksed vahed, aga no ütleme, kui varud on suured, siis ei ole see nii suur. Paar pilti ka, et ütleme siin lihtsalt, kes ei ole kursis, Kabalas on kõige tootlikum piirkond, paksuse ja P2,5 1 ruutmeetrist ma saan kõige rohkem seda kasulikku ainet või fosforitsid ja siis toolse on juba nagu lahje. Aga kui me vaatame toolset lähemalt, see on Eesti geoloogiateenistuse aruandest, nii et väga ilusad analüüsid, kaardid. Et nüüd see piirkond, mida minnakse tegema Kunda-Aru, et see tegelikult ei ole üldse kõige parem piirkond. Aga ta on selles mõttes hea, et seal ei ole mingit asustust, seal on vana karjäär või mitte vana olemasolemisega. Nii et sealt oleks nagu hea alustada. Aga mäenduses on 2 reeglit, ütleme sellis majanduslikus mõttes. Esiteks, et alati rohkem on parem kui vähem. Selles mõttes, et mahud võimalikult suured. Sest investeeringud, mis on nendele väljavõtmisele ja rikastamisele ja kõigele paned, eks ole, et kui sa hakkad väga väikeseid üksusi tegema, siis sul läheb lihtsalt kallimaks see toode oma hind. Ja teine reegel on see, et enne võtta ikka paremat ja siis pärast kehvemat. Kui sa oled kord 150 miljonit sinna sisse pannud, eks ole, siis sa tahaks seda raha nagu kiiremini kätte saada. Antud juhul ütleme vastavalt sellele kõigele oludele praegu ja üldse võimalusele me siis nagu eirame need mõlemad reeglid. Esiteks, meil on siin ainult 42 miljonit tonni, mis tegelikult on üsna vähe. Kui me teeme majandusmudeli nüüd selle peale, et siis kaevandamised, eks ole, investeeringud ja rikastamistehas ja nii edasi, siis ütleme okei. Mis on tehtud siin praegu, et kuna on 42 miljonit tonni, vähemalt 20 aastat peaks see kestma, et siis tähendab seda, et umbes 500 miljonit tonni, ütleme, seda kontsentraati toodame aastas, mis on üsna väike kogus. Aga kui me ehitame tehased või sellise väikse peale, varsti saab otsa, aga mis siis edasi? Tegelikult oleks vaja laiendada, suurend kui üldse, eks ole, siis jäävad äkki väikseks. Et on ikka dilemma ka, et kas teha nüüd arvutus ka niimoodi suurema peale ja arvestades, et see tool laieneb, et siin ei maksa ka varjata seda ega üldse, et me jäämegi ainult selle peale, et see ei tasu ära, see 42 miljonit on ikka nii tühine tegelikult kogus minu arvates. Et sellise testina, eksperimendina okei, aga tegelikult kui meil asjad on ikkagi läheb asjaks, siis meil on vaja rohkem ja rohkem varukas toolse või siis Kabala allmaa, eks ole, millel on omad väga keerukad, me jõuame sinna veel. Juba on 45, siis mul on veel natukene siin aega. Okei, ega siin muud midagi. Juttu on siin rohkem kui, aga lähme siis edasi ja siin on need eri ja mis ma siin ütlen, et juba 93. aastal telliti, ma ei tea, kes see tellis USA geoloogid siia ja nad uurisid toolse perspektiivi. See aruande on kättesaadav. Nad leidsid, et ikkagi varu on siin nagu vähe ja ütleme, üks lause on, et
et alustada Kunda Aru karjäärist, kui siis, eks ole, ja 1 miljon kontsentraati, kui seal, et 3-4 aastat, kui 1 miljon. Aga kui toota seal vähem kui 10, ütleme, et 0,25 miljonit tonni, sest veerand, nagu meil siin on, siis me saame 20 aastat. Kogu seda väiksed, me läheb tehased väiksemad ja kõik selline natuke nagu põlveotsast tegemine. Ega ma siin palju slaide vist jah, et ma sissejuhatusel nii pikk vist. Et okei, me teeme kontsentraadi. Kontsentraat on meil ei vaja, liiga suuri investeeringuid ei vaja. Ütleme 150 miljonit. 130, 50, oleneb kui suure me teeme, et see on palju. Ja siis jagame ära see 20 aastat ja see tulusus ja nii edasi. Aga nüüd, kui me mõtleme, et me tahame hapet hakata tegema, siis tähendab seda, et me peame juba väävelappe tehase tegema, fosforappe tehase, see on 100 miljonit, see meeletud kogused, raha, eks ole, kapitalimahutus, investeeringuid, aga väru on meil 42 miljonit. Ja turg on hästi labiilne, eks ole, turg võib üles minna, alla minna ja me ei tea, mis tulevikus teeb, üldiselt praegu näha, et nüüd tasaks hakkab tõusma jälle fosforiin. Kõik need toodete kuskil 2,4% aastas on selline prognoos, siiski kuna elanikkond ka mingi 2%. Viimase räägitakse juba, et Aafrikas hakkab vähenema niimoodi, aga ütleme niimoodi arvestatakse, et ikkagi see vajadus suurem. Turust ma palju ei rääkinud, seal Hiina, Brasiilia, India, kuidas need siseregulatsioonid, piirangud, kuidas riik doteerib seal näiteks mingid väetisi, selle peale siis need hinnad käivad väga oluliselt mõjutatud. Et Eesti me siin väikselt vaatame, aga me mängime seda, kui me fosforiidi äris oleme, siis on see suur näg. Teine on haruldased muldmetallid, et siin ka, kui kunagi Alvar Soel-Suka, kolleeg siin, eks ole, Tallinna Tehnikaülikooli, kes tegi need karbi poolmetes siin need analüüsid, eks ju, just nagu lõi lahti need erinevad haruldased muldmetallid, et tuli ka, et ohoo, meil on nii. Mina vana selline ka, kas ma mäletan Moskvast Imgrees on see instituut seal, Redkih Elementov ja nii edasi. Üks naisterahvas väikene Beljankina käis meil ja võttis proove ja tegi ka analüüse ja see oli siis 86, 40 aastat tagasi peaaegu, eks ole. Ja kui me vaatame nüüd, kui me viime selle karbi poolme sisaldused, praseotüüm, neotüüm, eks ole, siia ja vaatame, mis siis 40 aastat tagasi Beljankinas aruandes, eks ole, venekeelses aruandes, kõik algse leidnud üleski seda. Siis tegelikult on sarnased, et ega midagi uut siit. Need, kes kunagi tegelesid ja ei tegelenud rohkem haruldase muldmetallidega, sest siis seda perspektiivi nagu ei olnud, siis ei olnud ka üldse seda teemat, eks ole. Eks need vajadused erinevate metallide osas muutuvad. Võib-olla ei ole varsti meil haruldase muldmetalli vaja, kes seda teab, eks ole, aga praegu on see oluline. Nii et tegelikult midagi ei ole siit uut päikse all ja mõnes mõttes kõrvutaseks siin kunagi ka siin Petersile artiklis on siin Pliskovski ja teised on kokku võtnud ka teiste riikide fosforiite ja palju on siis neid haruldasi muldmetalli kokku, siis on enam-vähem igal pool on rohkem kui on Eestis. Aga keegi tegele seal. Ja kui ma vaatasin huvi pärast, et Karataus on Kasahstanis ja ka globaalsus näitab see, et seda majandab Chemfos, Vene firma, ütleme Chemfos. Tegelikult Kasahstanis Vene fosforiit ja Vene tootjast ja kõigest sõltub ka väga palju ikkagi mõjutatud maailmaturuina. Nii, kaevandamises siin on toolsest pilt, et nii palju on nagu ära võetud 15 meetrit, siis on vähe kvaliteetse tubjakivi ja kuskil 30 peal näiteks on fosforiit. See, ütleme, põhja poole minnes on see katend on väiksem, lõuna poole on suurem, kuni lõpuks üle 35. See oli selline ja mis oli nagu üks tõsine teema, et survetugevus. Et omal ajal ei saanud ka toolsest seda, sest puursüdamikust ei saanud puursüdamiku kätte või kärn. Ei saanud mõõta seda survetugevust. Kui tugev ta on, sest sellest võiks ole maa alla minna, kui ta on puder, siis ta tuleb kohe pähe ja kõik kukub. Nii et siin ongi nii, et kõik arvutused tehti Neuda-Lossa predelikte ei õnnestunud määrata. Siis arvutad 4 megapaskalit, 10, 18 kuskil oli või nii edasi teed eri stsenaariumid, eks ole, sest sa ei tea.
Ja nüüd siin on lihtsalt näide, et siin ma korra rääkisin ka, et kui on see, esiteks palju sa fosforiiti võtad, teiseks kukub sul 3 meetrit pähe, eks ole, nii kliiva ja sellist liivakat lubjakivi, nii et 6 meetrit kukub sul igal juhul pähe. Ja siin on siis väikene selline analüüs, eks ole, et kui me tahame hoida püsti, näiteks kui meil on 4 megapaskalit, siis palju meil kadub näiteks, kui me tahame, kui suurt me kambri kõrgust tahame, kui on meil 4 meetrit võtame, 7 kukub, siis on 80% ja 85% on meil jääb tervikutest 4 megapaskal. Mis tähendab seda, et kõik fosforiit peab maha alla. Ainuke variant on siis tagasi täita millegagi, aga see hind on juba kallim, sest juba tuua, võib-olla põlevkivi tuhka, eks ole, võib-olla 30 aastast tuhka ei olegi enam, või tuhk, eks ole, selles suhtes. Et praegu me saaksime et sinna vahele panna, eks ole, koos aheraine kõigega sinna tagasi ja see on võib-olla üks selline potentsiaalsemaid aheraine kasutusvõimalusi, eks, ja tuhal. Aga nii ta on. Ja siin on see testala, siin on kunagi üks Tartu Ülikool tegi Erik Puura vedas seda kogu Irumaa põhjavee mudel tehti esimene, kõik augud löödi sisse ja siis tehti 4 testala, kus ka kalkuleeriti siis seda põhjavee mõju põhjaveele, ütleme, alandus ja kõike muud ja samuti analüüsiti kõige tehnilisi selliseid võimalusi, majanduslikke parameetrid. Ja siin on IPT 2021 tegi see on Peeter Talviste ja tegid siis selle analüüsi, pärast ma korra toon. See töö ise oli tookord 2018. Ja nagu näete, on Toolse ja siis on 2 pool Kunda Orgu, siis on test ja siis on testalad ja siis on Rägasere, ütleme selle Assamaalla. Ja nüüd mõõdeti ära, nüüd meil on ju triple barrel ja saadi kätte Steiger puuris, eks ole, ja isegi pudekast kivist saadi puusüdamik. Seda oli võimalik testida ja see ei olnud mitte 4, vaid siin tuli see 2,3. Üsna pude tegelikult maal. Ja nüüd, kuidas seda kätte saada, siin on lihtsalt üks näide Peeter Talviste tööst ja tema see järeldus on, et isegi üksik 1 meetri laiune käik kukuks halvimal juhul kohe pärast rajamist sisse, eks ole, nii et kogu seda asja seal teha võis keeruline. No kas nüüd nii skeptiline? Siin edasised uuringud võimalused, kuidas üldse sellist maa all oleks üldse võimalik võtta. Praegusel hetkel on kabala kõrvale tõstetud võib-olla mitmel põhjusel, et on ainult see Toolse üks, eks ole, saaksime teada natuke tehnoloogia sisendeid, palju üldse see tootmine ja kõik see järeltöötluse parameetrid on, mis on väga oluline info. Me ei tea seda avalikult. Nii et väga tõsine lugu. Lihtsalt siin Toolse kohta ka, et kui ma siin koolitusel ka rääkisin selle pealmaa hinnad ja pealmaa ikkagi, et ikka alla 20 meetri või see patendi tegur on seal alla 10, 1/10, siis võiks maa all võtta. Et siin on hea näide, et ega ka põlevkivi ju alustati siit käsilaavadega siin samas Kukrusel ju maa alt, eks ole, 10 meetrit oli katendid seal, edasi juba seal käva ja edasi on juba nagu masinatega, kombainiga. Ja siin me näeme maa pinnal, eks ole, et see käsi on natukene nagu vähem selline selgem, aga siin on juba allpool on juba päris ilus selline vahvlimuster, et mis tähendab need kandeseinad, eks ole, on väga selged, aga käsilaavadega sealt pandi tagasi, et siis vajumine oli väiksem. Ja kui me maapinda vaatame, see iseenesest ei midagi hullu, eks. Aga maa allmaakaevandus ikkagi kaod on üsna suured võrreldes selle pealmaakaevandusega, ta on üsna kallis, see energia, kõik muu. Me teame, et see kvartsliiv, liivakivi on üsna abrasiivne, see masinatele kulumid põhjus. Rikastamine vahtude teema flotatsioon on tavaline. Siin ka omal ajal oli nii kation anion ja selles mõttes nagu ka midagi väga suurt uut ei ole. Enno Reinsalu valemeid on kasutatud siin arvutustes, et kui lahjat näiteks fosforiiti ja kui rikast kontsentraati toota, milline on siis see kasutegur seal ja nii edasi. Sellised parameetrid on tal selle mäeõpikus toodud.
et on võimalik kuni 31-32, noh see tegelikult see, nagu ma ütlesin, et kaod lähevad liikuma aru suhtes. Aga ma siin väga palju ei peatuks rohkem, kui ütleme, ta on siin toonud hinnad ilmselt eurodest B2 või 5, see ei ole kontsentraadil, et seda võiks jagada 3-ga need hinnad, nii et me jõuame sinna ikkagi kuskil sinna 100 juurde, 100 euri tonn on see tootmine. Ja kui, jah, enne ma näitasin ka korra, et kui 130 on, eks ju see müügihind, seda 100 on tootmine, siis võite arvutada. Ja siin on see Tallinna Tehnikaülikool tegi Eesti Geoloogiateenistusele kuskil pealmaa oli 110. No teatud arve siin isegi täitmisega tuli üsna odav. Ma paneks ka siia küsimärgi suure. Siin on vist mingi number eest ära jäänud, ma kardan, aga ütleme niimoodi, et see 31-ga see on üldse reaalne, et on andma kaevandamine saada. Et järeltöötlus on mõnes happe tegemine, nagu ütlesin, et eks ole, väetis. Tänapäeval räägitakse palju raudliitium fosforakudest. Noh, see osakaal kogu fosforist on siiski suht väike. Kõik see on alla 10% kokku. Ja siin on uuritud nüüd haakkloori, soolapet, eks ole, leitakse, et me tahame üldse arvulise muldmetalli, siis me peame soolapet. Aga nagu ma ütlesin, tegelikult see muldmetalli seadus on üsna väike ja meil otsime keerulist ja kallist meetodit. Haakkloori meetod on kallis, eks ole. Ja saada sealt veel seda väärtust, mis nagu väga palju ei ole. See küsimus ongi, aga ja siin on üks näide, palju maksab ainult materjalid, kui me materjal tamme poolt siin, et tonnis 371 euri tonn on ainult soolapi meetodil need ained. Aga eks hape maksab ise 1000 euri tonn, et siin pärast need muud. Ja soolapede meetodiga veel nii palju, et on 2017-18 rääkides väga palju, ma ise kunagi olin konverentsil, kus sai räägitud Ecofoss ja Ecofossi tehnoloogia. Tal oli väga palju juba operationi tehtud ja under design ja nii edasi. Ja kui ma nüüd üritan leida, kus on soolappe menetlusel mõni tehas. Ma ei ole saanud mitte kellegi eest vastust, kus toodetakse, kindlasti mõni on. Aga need kauad nagu jäljed vette ära ja Ecofoss ise on läinud panka. Et selles mõttes ikkagi see on nii kallis selline tehnoloogia, see on väga head, see on see puhast fosforapet ja jäätmed ei ole nii rikutud, saab puhastada ka veel kahjulikest elementidest ja mitu muud asja, see ringprotsess ja nii edasi. Aga hind on ikka selline vist, et ei... Maardu ei olnud. Maardu ei olnud. Maardu. Soolappe lõpud, ei. Märgappe ja päevalappe, ei. Klassikaline on päevalappe, kõik, eks ole. Seal on ka muidugi erinevaid selliseid tehnoloogiaid päevalappe sees. Dihüdraadid ja ma ei tea, mis iganes, eks ole, aga siis. Ja nüüd, mis on selline viimane asi, mis ma tahan, on see kontsessiooniga seotud teema. Riik muidugi on praegu pannud suured laused, ma siin väga põhjalikult enam ei jõua, ma siin küll, et üle tunni ei taha päeva minna. Et mis on oluline, väärindatakse kasumlikud ja kõrge lisandväärtusega sellised, loomulikult siis on juba happe vähemalt, eks ole. Siis ma rääkisin, kui varu on väike, investeeringud, kuskil on piir. Meil on vaja ikkagi arutada suurema varu peale ja suuremate mahtude peale. Muidu see läheb ju väga kalliks. Või siis me jääme mingisuguse kontsentraadi peale ja nagu nii, see on rahvusvaheline asi, ega me Eestis ise seda turustada kõike ei saa. Nii et see on, jah, see on pikem teema nüüd, et ma ei jõua seda väga. Ja nüüd see sama, mis see nimi oligi, see sama eelnõu sellele ressursi välja töötab, VTK, vannast oli VTK, seda sportlik üritus, praegu on VTK. Ja siin on huvitav, ma ise imestasin, kui ma nüüd selle lahti tegin ja ma ütleks, et isegi ehmatasin natuke, et siin sama, mis ma rääkisin, et see väärtus, mis on pandud, miljardit on äkki pandud siia tuluna. Tulu on juba jagatud ära juba oma valitsuste vahel, et kui 10% saab üks ja teine, 10% ja siis jagatakse riigi ja KOV-ide vahel ära ja kes saab 250-540 miljonit aastas, eks ole. See nagu ehmatas, et kus see raha on või teine on see vanaadium. Vanaadium, ma juba ütlesin, väärtus Eestis on 1,7 triljonit eurot.
Ja kui me tegelikult võtame kas või 1 hektari doosis, tegelikult see väärtus on päris suur. Et alma kaevandamisega me seda kätte ei saa, eks ole. Pealmaaga me saaksime seda proteoliitargiliiti ikkagi välistada, kui see tehnoloogia on, et vanaadiumid kätte saada. Aga sellega tegeldakse, kaasa arvatud tehnikaülikoolisse. Ja tulemusi on laboris sellised huvitavad ja häid ja seda on ka rahvusvaheliselt. Siin Rootsis on seda tehtud väga erinevatel maardlatel samasuguse kivimi peal. Alus ei, nagu meil proteoliitargiliit. Ja küsimus on ainult majanduslikust tasuvusest, tekib suuresti ka. No tehnoloogia ise ikka. Ja siis ongi niimoodi, et kui me nüüd vaatame siin, et 130 on see müük kuskil, siin on arvutatud 350-ga, nii kõrget võib-olla ei olnud, aga see sama tipp langes alla. Nüüd me oleme sellisel tasasel nivool. Kui meil oleks 350 euri tonn, siis meil oleks mänguruumi päris palju. Me võime seal igast asju. Kui me räägime leevendusmeetmetest põhjaveel, siis omal ajal peale selle sõmeru olen ma teinud näiteks ka Mäetaguse valla üldplaneeringut ja ma hästi mäletan, kuidas ma kandsin planeeringukaardile talusse minevad veetrassid. Kõik see ajaastustus oli veega läbi veetorude, eks ole, varustatud. Et on ka nii võimalik, kuskil oli paar puurauku, eks ole, ja siis nii et kas tehakse uusi auke või ütleme, et leevendusmeetmed on erinevad, et kõik maksab arendada. No nii, ja siin ma juba ütlesin, et kui on 60, et palju see harulise muldmetallid siin tuleks nagu tonnis ilma selleta, et neid üldse nagu välja võtta. Et tegelikult see sisaldus on väike. Ja siin on siis toodud, oli seal ka päris hea, et olid siis nagu näide Ungarist, Soomest, seal oli veel, eks ole. Ungari on nagu oma ressursitasudega ikka võib-olla natuke üle keeranud ja ei tule ettevõtja. Soomes on suhteliselt lahti, ootavad neid välisinvesteeringuid, teisi, eks ole, arendajaid, et võetaks siis kasutusele sellised potentsiaalid, uuritakse edasi ja võetaks kasutusele ja sealt tulevad siis maksud, väga erinevad maksud. Ja ma lihtsalt toon siin näite veel, et kui sai, et kunagi oli fosforiidi ressursitahu 2,15 euro tonn. Ressursitahu, see on nüüd riik võtab, eks ole. Ja oli siis seadus oli akt, et iga aasta tõusevad kõik ressursitasud 10%. Ma mäletan siis tõesti. Automaatselt lihtsalt ja põlevkivi samamoodi. Ja kui ühel hetkel, eks ole, põlevkiviõli oli 28 euri või dollarit barrel, eks, et siis on niimoodi äkki riik tuli tagasi, eks ju, et see 10. Nüüd, kui otsustajad lihtsalt kuulevad siin, et see 2,15 ühest tonnist, sellest kivimist, kui me paneme selle hinna nüüd toorme oma hinnale, siis see hind läheb seal 7 korda kalliks. Et kui me nägime, et 130 ja 100, marginaal 30, siis me paneme siit 15, võtame ära kohe näiteks. Jääb 15. Et ütleme, et ei ole lihtne on tõstame 10 euri tonn. See on nii väärtuslik asi. Paneme 10. Kedagi tulegi ja jääbki näiteks. Et see mõju pärast tootele läbi kõigi nende protsesside on hoopis kordades suurem. Ja ma arvan, seda ka väga palju ei arvestata, nii nagu seda, et sageli arvutatakse harulise muldmetalli täpselt selle Alvar Soesoo määrangu järgi, palju karbis oli grammi tonni, siis lükatakse sama grammi tonnis, lõpetakse sinna livakivisse. Et ka sellised vead on sees. Ei lahjendata seda enam ära. Aga ma arvan, et ma siin lõpetan, et siin on küll VKG tegi omal ajal sellise analüüsi, neil oli suuremad mahud, kus nad 4,4 miljonit tonni fosforiiti, said 1,8 miljonit tonni siis seda rikastatud toodet. Ja siin on majandustulemused ka, need investeeringud ja kus siis riik raha saab. Aga las see praegu jääb nagu ülesse siin, ütleme, et kui me näeme, et investeering siis ainult oli rikast toormesse, eks ole, kontsentraati, see on siis kaevandamine ja rikastamine, siis on investeering kuskil 200 miljonit. Kui me ka läheme edasi happetootmise, väetitootmise peale, on 800 miljarditesse läheb see asi ära, eks ole. Selleks, et miljardit teha investeeringut, selleks peab olema varu. Ja suur varu on meil kabalas, eks ole, mida me justkui nagu kätte ei saa. Ma ei räägi keskkonnatingimustest üldse praegu, ütleme, räägime mäetehnilisest. Keskkonnatingimust ei ole üldse vähem oluliselt.
nii et siin ongi ja need maksud, ega see, millest riik tasu saab, eks ole, ikkagi töökohad ja ressursid ja keskkonnamaksud ja nii edasi, ega siin mingit imet ei ole ja nii kui keerata suur protsent seal tonnile, siis asi ei mängi enam. Sest see marginaal ei ole suur ja sellest rohkem ei räägi. Nii et selles suhtes see on tundlik äri minu arust ja me ei räägi miljarditest siin, kui me räägime, kui me saame näiteks 20 euri tonnist või 30, siis seal miljon toodame, me saame 20-30 miljonit aastas. Noh, ka raha, see oli 20 aastat, 600-400 miljonit näiteks. Aga kui peenelt on see mäng seal kõik see kaitse, kas see 20-30 tuleb, kuidas see turg on, kui läheb ülesse, on hea, kui me oleme investeerinud endale pika keti ja turg läheb alla, nagu see on, sest Marokod asjad mängivad päris hästi, ega see, ma arvan, Eesti ei ole siin tegija siin juba selles suures turus, eks ole, kui siin on, et nii nagu Eesti ei ole tegija elektriturus siin Nord Poolis, eks ju, et sama, aga me oleme mõjutatud sellest kõigest ja meil võib see minna nii, et me ei saa seda müüdud, mis meil on. Nii et selles mõttes ma lõpetaks, ma olen küsimusi muidugi, nüüd läks mul tunni. Jah. Täna, jah või ei? Mis asi, täna on? Täna, jah või ei? Ma peaks nüüd mingi poliitilise vastuse. Poliitikuna ei ole, eks ole, et Neves, kuidas see oli? Ei, no ma nagu ütlesin, et see katse. Ma ei taha kuulda teadmise vastust. Täna, jah või ei? Küsimärk. Ei no, mis on vastata, et selge, et täna on ju... Ei, fosforiidile küsimärgiga. Et hetkel, jah, et meil ei ole korra, noh, ütleme, ei ole reserve'i seda, ei ole mida üldse kaevandada, eks ole. Eks see riik siis avab, eks ju, kui need asjad, kui saadakse sotsiaalsed litsentsid, kõik keskkonna, muu, kõik leevendusmeetmed, aga äri, ettevõte on see, kes tuleb, paneb raha ja hakkab kõige sellega tegelema, eks ole. Kõik need ülesanded tulevad temale. Seda ei lahenda riik ära. Riik ei ütle, et võt, siin on see pakett, kõik load on teil olemas, tuld. Sellest ei söö läbi mitte ükski riik, mitte ükski riigiametnik. Kõige raskem on saada lubasid. Et see juba nagu siin paar seda ettekannet tagasi oli, see Kanada geoloog. Et see on näha. Nii et kui vaadata seda mõnda Facebooki seda gruppi seal, siis on ei. aga uurimise mõttes ja igal juhul tulevik on seal, vajadus on, see on selge, vajadus kasvab fosfori ja meil see ressurss on ja noh, on igalt poolt on ka kaevandatud. Et selles suhtes nagu kui me ei uuri seda praegu, siis jah, ja kui me jätame, siis varsti on võib-olla 30 aastat me ei uuri jälle, siis me alustame jälle tegelikult. Ja kui ma mõtlen nüüd, et see 40 aastat tagasi, kus me näitasime, mis me teadsime siis, mida me teame nüüd, kas me teame ikka väga palju rohkem. Me teame täpselt, kus need arvulised muldmetallid selles karbis on, eks ole, seal peamises selles, paneme natukene hapet ja juba ta tuleb 15 minutiga välja, et me lahudesse näiteks. Aga kõik see põhiline suur asi, noh, nüüd me teame ka surve tugevust. 40 aastat tagasi oli minu arust oli põhiargument see, et on vaja lastelt kohal suurt tööst. Eestist ei ole võtta. Kas tänapäeval on need samad need tööliste tööjõu numbrid on keegi sellele mõelnud? Töökohtade arv, siin on näiteks toodud nüüd selle 23 inimest. Ei, töökohtade arv aastas. No ütleme, siin sõltub, et kui sa hakkad ehitama investeerimis, ehitused on suured asjad. Et on siis 300, ütleme jah, 800 lausa, eks ole. Ütleme, siin on ja siin, kui me läheme ikkagi suurte investeerimisfaasi, siis me räägime tuhandest näiteks. Et noh, seal mõnes arvutuses oli, et noh, ütleme ka kaevanduse ja rikastuse ikkagi seal on 500, kuskil 300-500 inimest, eks ole, igal juhul tööd ja isegi rohkem. No ütleme, siin on 860. No see on suuremad mahud, eks. Maha ja no ütleme teised kohad. No osa sellest on ju põhimõtteliselt nagu kaetud põlevkivi tööjõuga, noh, teoreetiliselt.
30 aasta pärast ei ole, jah. Ega see huvi kaevandajatel ka VKG 2010, siis kui see hind tõusis 400 peale, oli see niisama. Kaevandusettevõte, eks ole, ja väga hea ärivõimalus tegelikult siis. Aga kui ta alla langeb seal 150 ja 130 peale, siis mingi ma teine. Ma ei räägi kõikidest lubadest. Aga igal juhul on see suur ettevõtmine, aga väga tõsiseid analüüse ja ütleme, see taustinfot väga mitme külje pealt. Ja ma ise mõtlen Eesti Geoloogiateenistus ka, et üks asi on teha väikse selle kundaru kohta mingi majandusanalüüs, et tegelikult ilma selle suurema pildita, et siis ei pruugi saada väga head seda nagu tegemust. Nagu ma ütlesin, majanduses on oluline ka maht. Ja ma ei tea, kas sa võib-olla ei ole kursis, aga nagu selle reservi või sellele varule konkurentsil siin aeg-ajalt ikka räägitakse sellest, või vähemalt ma siit-sealt olen kuulnud sellest võimalust, et lihtsalt nagu, ma ei tea, reovesetedest veidi teise toormina seda välja võtta, et kas sa tead, on seal nagu mingid tõsiselt võetavaid arenguid kuskil või? Ei, seda tehakse, absoluutselt. Ja see on potentsiaal, või seda tehakse, seda on uuritud, seda on ettekannetes siin-seal ja ütleme, aga see ei kata absoluutselt vajadust. See vajadust, see on meeletult suurem. Kui me võtame kas või, ma ei tea, eks ole, mis hettega läheb kuskilt, ma ei tea, basseinidest, kus nad seda fosforit, väga lahtiad fosforit kätte saavad. Kõige rohkem läheb seda nitraat ja fosforit võib-olla sinna Tallinna heitepuhastisse, eks ole. Aga see heitepuhasti, see jääk läheb kõik põldudele. Ega sealt ei hakka keegi eraldi fosforit välja, see fosfor on taimedele. Selles mõttes, et need kogused ei ole märkimisväärsed. Et meil on igal juhul vaja fosforit, aga nagu ma ütlesin, et seda toorainet maailmas on ja kui ma juurde seda leitakse, see ei ole teema. Ma ei peaks seda nii kriitilist, kusjuures kõik on põimunud. Igast riigid on juba, firmad on siin, Iisrael on siin ja ma ei tea, mõned ei ole veel kasutusel. Nii, küsimus veel saalist. Äkki on online'is küsimusi, et andke märku. Tehke häält. Ei ole kuulda või? Ega sa ei tea midagi, mida seal kuuetuskorpuses tehakse. Seal on ju valmis seal mingisugune patenteeritud aparatuur, mis oli mõeldud põlevkivi töötlemisele, mingi puhustamine ja ma ei tea. Ja praegu seal pidi tulema mingid väljamaalased, ma ei tea, mida nüüd seal uurinud. Ei ole asjad ka päris aru saanud. See on energiatehnoloogia seltskond seal, Konist ja kompanii. Eks siin on mitu teemat. Üks on selle kerogeeni, eks ole, sealt välja võtta erinevaid selliseid orgaanilisüöndeid. See on neljandas, jah. See oli neljandas, jah. Ja loppi, ja sealt. Nemad on selle kerogeeni peal, aga kus? Sealt uuendus. See on seade läbi mitme korruse selline. Siis tolmpõletus on seal konestamine, mis on täna näha. Konisti projekt on üldse väga ringprotsess, kus ka CO2 kasutatakse ära lõpuks. See on tal üks Tenta rahastatud uuring, et võib-olla ta on ehitab seda aparatuuri nüüd selliseks suuremaks, et kõik see põleb käib läbi ja üldse ei teki CO2 ega jäätmeidki. Ma tea. Kus see CO2 läheb nagu kivimisse karbanatudeks või? Seal ka mingi ühendite tekke, ma enam hästi ei mäleta, eks ole, seal keemiliselt seotakse ära. Ega jah, mingi karbonaadid küll, aga päris keeruline. Teoreetiline. Nojah, ilmselt tasub planeerida kunagi veel üks seminar, et see lõpuosa ka veel ära vaadata ja läbi rääkida, et siin mõtlemisainet on nagu piisavalt. Ma küsin ühe küsimuse veel. Küsi, muidugi. Kas enne Peepu ja peal Peepu siis planeeringud olid väga kardinaalselt erinevad või ei olnud suurt vahet? Ma ütleks, et enne Peepu me panime planeeringusse selle Ubja karjääri.
seda ei olnud. Ise joonistasid sinna teest nii palju kaugemal, pärast nüüd on see auk, eks ole. Natukene oli koosolekul, aga üldiselt oli rahulik ja ma mäletan ega seal Peebu ajal ka, et ikkagi need tiheasustusalade juurde või noh, mitte tihast, ütleme selline tihedama hoonestusega küla nagu keskused, eks ole. Et sinna juurde sai neid arendusalasid ka pandud, et ei tekkinud probleeme Maa-ametiga. Igal pool oli fosforiit ja põlevkivi all, eks. Noh, põlevkivi igal pool ei olnud, aga. Nii et no ütleme, ei olnud siis sellist asja, et pasunate ja trummidega tullakse koosolekule ja kõik on untsus nagu tänapäeval. Aga üks asi, mis siin on võib-olla huvitav, et siin küsis ei või jaa. Mida mõtleb nüüd üks investor, eks ole? Kui te teate, kui kuskilt mingi tee läheb, ma väga hästi nagu ütleme uus trass, ütleme Narva silla jaoks, eks. Maade ostmine ja siin-seal kolmandas läheb kohe käima, eks. Mingisugune Aidu juures perspektiivne veel põlevkivi plokk, teatud inimesed või firmad ostsid seal oma 4-5 suurt krunti ära, eks ole. Pärast siin enam ei lähe, sest on peal kajandamine. Nüüd ma ise mõtlen, et kuidas nüüd investor mõtleb, et kui näha, et kui seal mingisugune kinnisvara arendus, et maa ostmised lahti lähevad näiteks Toolse kandis, ju siis leitakse, et asjal pointi. Kui midagi ei ole, siis asi on ikka nii kaugel. Ja kes see esimene on, kes selle peale tuleb? See oleks päris huvitav analüüs Maa-ametile. Ei, see on tõsine teema, jah. Ma siin, ütleme, eks geoloogiateenistus, kes sellega tegeleb, mina olen kibitseja siin praegu, eks ole. Mul on see ajalooline ja lihtsalt selle sees olnud ja ka majandust sisse vaadanud siin. Aga tegelik töö käib ju geoloogiateenistus. Et selles suhtes, kui on intrigeerivaid teemad siin palju ja keskkonna ja ka inimkeskkonna, ütleme, siin on see nagu oluline. Nende selitega seal selline mõistab, et on mõndagi kuulda olnud, et kui sellest on mingi tulevik. Jah. Ma ei silma vähele pannud, et see on midagi, et see väle nii. Nii palju siin ei pandud, aga ma arvan, et sellest oli juba rääkinud. Aga midagi suurt ei ole, aga Jordaania toimib. Õppida oleks midagi ka. Õppida oleks midagi ka. Ikka on. Sellepärast on nii suurt kütid kollektiivid, jah? Ei, millise pingutusega Jordaania saadi, et sealt Hiinast 2 miljardit investeeringut, kõik see asi, eks ole. Nagu siin tudengitele ka, et see töö, mis tehti, peab olema väga kvaliteetne, kuni finantsmudelite kõigeni välja, eks ole. Väga usaldusväärne ja kõik need tapid korralikult teostaks. Et siis on tõenäoliselt saada ka investeeringuid suuri. No ma arvan, et Hiina investeerib hea meelega siia isegi, kui see majanduslik tasuvus võib-olla ei ole nagu liiga kuldne. Jah, see on teine teema. See, ma arvan, jah, see on... Et omad tüürisid ka kohe siia. Siia mingi miljard investeerida, aga ütleme sellises ebakindlas lubade keskkonnas, nagu me oleme siin, et tegelikult me ei mängi õiget mängu, me mängime ju siin mitmekihilist, ütleme riigi ja ettevõtjad praegu ei ole üldse aktiivsed, sest see vaht ja see kõik see käib seal kuskil mujal, eks ju. Ja ikkagi me ei tea, kuidas siis nagu inimesed, tegelikult me teame, kuidas inimesed reageerivad, eks on hästi vastalisi ja on pragmaatilisi väga palju, et loomulikult, eks. Rail Baltica, fosforiit, ja ikkagi elu peab käima, areng peab olema. Aga fosforiit on nii tundlik teema meil, et see kõik käib meil kuskil taga, või mitte varjatult, mitte niimoodi, et me nii avalikke infot, nii selgeid vastuseid või ükskõik mida, nagu ka geoloogiateenistus üldse seal tuleb, eks ole. Aga igast sellest lausest loetakse hoopis muid asju välja. Ju siis ikka midagi on väidetud ja kuskil on selline, et tegelikult ei ole neid küsimusi nii palju üle. Mida öelda, et kui näpuga näitad elevanti peale, siis ei pea ju näpuga vahtima. Umbes midagi selles laadis. Vahest on tundub, et kui kord jääd näpu vahtima, siis jäädki vahtima. Et sellest elevandist parem on, kui ta ei näe. Nii, aga rohkem küsimusi. Tegelikult mul on veel üks küsimus. See 200 miljardi probleem, et siin on nagu välja käidud, et kuidas siis geoloogid peaksid sellesse nagu lahenduse leidma, et siin on nagu pakutud
tuleks välja käia mingi kuidagi realistlikum number, aga tegelikult meil ju alust ei ole, sellepärast et selliseid maailma tasemes mõttes nüüd reserve meil määratud ei ole, polegi nagu millegi põhjal nagu arvutada paremaid numbreid. Et mida siis tuleks teha, et kuidagi anda mingi realistlikum vaade? Kui ma ütlesin, et ressurss ja reserve, et tegelikult geoloogilise uurituse tasandil on meil täiesti selle nii-öelda see measured, aga ta ei ole proved measured, ma ütlen, ta ei ole lubadega kaetud. Ja meil on olemas väga täpsed geoloogilised andmed ja mäenduslikult, ütleme, osa analüüsi nende käsiraamatutega, SME-d ja muudega tehtud, eks ole, mis on, me teame, palju peamine kaevandamine, katend ära viimine, kõik need asjad, palju rikastus, flotatsioon on tavaline protsess, eks ole. Et selles mõttes neid arvutusi teha ei pea väga palju isegi teadma, aga loomulikult meil on kaevandajatel väga täpsed andmed, eks ole. Palju iga veoauto isegi kuni kütust võtab, eks ole, mitme kilomeetri peal. Ja need pannakse sinna mudelisse ka sisse, kui need andeks. Et tegelikult me oskame neid kulusid arvutada, mida nüüd riik ei tea, eks ole, see, kes on nüüd ka mingi eksperdi kuskilt saanud või et palju nüüd see järeltöötlus näiteks happe tehased, eks ju, mida praegu Eesti Geoloogiateenistus lähebki hankima. Ja väga õige selles mõttes, et saada aru, et palju maksab see väävelappe, millised toorainid on. Lõpuks on meil vaja ka, eks ole, väävlid kuskil. Suurtel firmadel on siit-sealt, kui seal on kallis, võtavad sealt, eks ju, see kogu see võrgustik. Meil ei ole väävlit siin, eks ju. Meil ei ole isegi mingit sellist jäädet, eks ju, kus tekib vääv. Väävlit tekib ju väga paljudest protsessidest, olgu see rauast või kõik kuskilt, eks. Ja kus toodetakse kohe siis nagu väävelapet sest väävlist. Meil ei ole sellist. Me peame ostma kõike sisse, eks. Et kui me tahame minna edasi, et see on see majandusliku pool. Aga ikkagi akuutne probleem, et 200 miljardit, millest nagu räägitakse ja et kas on realistlik, et teil välja käia mingi parem number justkui või ei ole, või me ei peaks seda tegema ja peaksime olema rahulikud selle ümber, et see 200 miljardi. Me võiks rääkida seesama graptoliitargiliidis, meil on 1,7 triljonit eurot on vanaadiumis kinni. 1,7 triljonit. Ja see on täpselt sama kui see 200 miljonit, eks ju. Või siis veel samamoodi, et sa paned 200 miljonit sellele veel juurde haruldasi muldmetalle, mis tähendab seda, sa pead kõik need jupiti lahti lööma, jupiti ka ära müüma, eks ole. Ja kõik siis kogu pakett, eks. Mitte ainult need põhilised, mida müüad. Okei, toota oskame kõik, aga proovi müüa, eks ole. Nagu sageli äris on, aga me ei oska ka toota tegelikult. Küsimus on see 200 miljardit, et kuidas seda mõista, kuidas seda välja käib. Kui see tõesti selle kõige kõrgema hinnaga lööb kõik selle fosforiidi varu, see ei ole raske 8,9 miljardit tonni, löö see 10 või 15% sinna, 15 ei tule, eks ole, palju nahjemat. P2 korruta ära, ongi ju, ega ei ole midagi keerulist, eks. Et sinu seisukoht on tegelikult me peaksime lihtsalt seletama, mis selle 200 miljardi taga on, kui see peale lauale tuleb ja oleme rahulikud, mitte püüdma välja käia mingeid uusi justkui realistlikumaid numbreid. Ma arvan, meil aeg on kindlasti selline, kus me sellest 200 miljardist ei pea rääkima üldse. Ei, aga me näeme, et see on käima läinud, ütleme niimoodi, et see ei ole tõsine. Me räägime marginaalidest, miljonist, me räägime 30 euri tonn, eks ole. Ja siis korrutage miljonitega ära see, eks ole, mitu tonnide see toodateks. Nii et kontsentraat, jah, ma räägin kontsentraadist. Ega me seda muud ei saa turustada, ikka kontsentraat, eks ole, see on nagu müüdav kaup. Vaata isegi, kui me räägime 2 miljonit, Edvard jäi siit välja ka, et see on väga suur segadus praegu siin selles väljatöötamise kavatsuses ka, et see on nagu võetud kasumiks, et tegelikult on see kirjeldab ainult rahavoogu, eks ole. See on see väärtus. Ma räägin 1 kuupmeeter kulda, meetri sügavusel on ju 1,7 miljardit. Kõik saame aru, milles on probleem, aga küsimus on selles, et kuidas me nüüd ühiskonnale, et kuna näiteks ka Erik Puuras käib välja mõtte, et me peaksime justkui käima välja mingi parema numbri, täpsema numbri, kus me kuidagi realistlikum, aga tegelikult, mis arvestab siis reaalselt neid
täna neid varusid, mis justkui on ikkagi reaalsemalt kaevandatavad, ehk siis jättes välja kõik need ebarealistlikud maadlate osad. Ja tegelikult ju ma täna näitasin. Võtan Erik Puura siin osoonis viimane. Ütles lihtsalt ühe lause, et fosforiit ei tasu praegu kohe. Aga ühtegi numbrit. Keegi kuskil ei ole toonud mitte ühtegi numbrit, eks ole. Kas öeldakse miljardit või tasu. Ma Kalle Kirsimäe seal selles ühes EKRE poolt organiseeritud seminari või konveri. Et oli ka skeptiline selles mõttes, et olge nüüd rahulikud, eks ju. Et see marginaal ei ole nii suur. Meie toode, meie see fosforiit ei ole selline mingisugune eriline. Aga ta igal juhul ta on väärtus. Ja fosforit seal on. Ja nüüd, kui me räägime 130, okei, kui sa need 200 näiteks arvutad, 200 on turuhind. Homme lähed vaatad sinna kuskile indeks mundisse või kus siin on. Ja vaatad selle 110 näiteks. Nüüd me saame nii palju. Siis me saame nii palju. Aga kui on 30 marginaal või 20 euri, see tuleb viia ka laevale. Ütleme, need hinnad sageli on ka hopina. Ütleme, et sa viid ta veel juba laeva peale. Okei, siis see, kes ostab, see siis viib ise enda juurde ära. On ka hinnad, et sa viid ta kuskile Ameerikasse kliendile kätte. See on teistmoodi. Aga need on alati, hinnad on antud selle, kuhu sa viid. Ja kui sa arvutad näiteks ka, et tehase väravas on see. Siis sa ei arvuta seda logistikat siia sadamasse. Meil on küllaltki hea logistika, Kunda või Sillamäe, kõik on lähedal. Tegelikult laeva peal on väga viia. Aga raudteest ma siin ei räägiks. Et kus sa viid? Enamus kõik, kes vastu võtavad, on sadamad, ütleme, laevad ränduvad kohe sinna tehasti juurde. Kui me ise ütlen siin. Aga ma mõtlen, see on kommunikatsiooni teema, on sul õige, et kuidas nüüd ütleme, ja olgem realistlikud, et meil on ju väga selged numbrid ees. Kaevanduskulud, see väga palju ei saa olla, ütleme seal 100 euri tonn siia sinna, ütleme tagasi täitmisel ja muud maa-alused keerulised, seal võib tulla rohkem, aga soolsega ei ole ju selle hinna arvutamine nii suur. Nüüd Eesti Geoloogia lööb selle täpsemalt kokku, eks ole, detailsemalt, üks väga hea mäeinsener on seal, kellega me koos enne olime ühest toast töötasime Eesti Energias. Lööb sellel uuringu alal, eks ju. Ja, aga ma loodan, et see mängitakse ka suurema varu peale ja suurema mahu peale. Seda võiks nagu öelda, mainida. Et me ei ole jätkusuutlikud, kui me mängime oma äriplaani selle väikse tükikese peale. 40 miljonit tonni seal ja kõik, mida sinna otsa paned, sinna järeltöötlusele, see ei ole tõsiselt võetud. Need investeeringud on suured ja need rahad peavad tulema kuskilt ja alati kõik jagavad kasumit, aga kes selle paarsada miljonit sinna sisse paneb? Ka lääne, et me ei taha lääne firmasid näha ja nii edasi. See kas Swedbank annab laenu on ka lääne raha, eks ole, tegelikult kasumid lähevad välja. Ja see turustamine kõik muu. Mõtlen, see teema, et kuidas riik ka mõtleb nüüd edasi, et kui palju, kas riigiettevõtte või luua uus või kombinatsioon mingi välismaalt, kas on riigi teha või? Tegelikult ka praegused uuringud asjad, kõik, mida Eesti Geoloogiateenistus teeb, ei ole tegelikult üldse riigi ülesanne. Ettevõtte anna talle võimalust, ta näeb ärivõimalust, ta teeb need augud, uuringud, täpselt need samad väävelapped ja muud analüüsid ära ja ta vaatab, kas ta tuleb või ei tule ja mis hinnaga ta tuleb. Riik ei tegeb, aga me oleme eriolukorras. Fosforiit ei ole tavaline maavara. Ja sellepärast riik teeb praegu selliseid asju ette, et ei oleks mingit ohtu, et keegi lihtsalt tuleb, nagu ikka. Välismaalane kuskil rikas võtab ja meile jäävad jäätmed, eks ole. Tegelikult iga asjaga jäävad jäätmed ja kõik see maa pööratakse ka tagurpidi, et see on kaevandamise, aga taastatakse ära ja nii-öelda siis rekultiveeritakse ja võib ka erinevaid selliseid, toredad asju veel pärast teha, aga ütleme niimoodi ikkagi, me räägime ausalt ikkagi, ega see rikkumine on. Ega siis jäätmed jäävad veel. Aga nagu me nägime, Belgia toimib kõik. Loomulikult tuuakse näiteks Florida, eks ole, kus on küllaltki kõrge uraani sisaldus. Fosfokipsi mäed on seal tohut suured, ma olen seal ise sõitnud, ainsad positiivsed suured pinnavormid ongi fosfokipsi pikad soolikad. Rohkem ülejäänud kõik tasan, aga need on siis nagu mäed seal.
ja noh, kui seal tõesti nüüd läks alla põhjavette ja see, noh, ütleme see katastroof siin on 10 või mitu aastat tagasi oli päris suur, eks. Aga noh, see laheneb ka ära, nii et ütleme, aga tuua ainult selliseid koledusi, kui meil tegelikult on hästi palju fosforappetehaseid üle Euroopa, siin kõik toodavad, fosfokips tekib, eks ole, igal pool. Alati mõtlen, kus see fosfokips on, mis Maardus tekib, eks ole, et me nagu praegu ei tea midagi. Aga noh, Maardu näide on kohutav, mis seal kõik toimus. Tehniki fosfokipsi. No nad ju tootsid ka ju seda hapet. Nad tootsid ju fosforapet. Nii et kindlasti tekkis need näävelapet ja siis fosforapet, nii et selles suhtes seal pidi kips tekkima. Aga see maeti sinna ära ja see osa läks kroodi hoia ja noh, ütleme tõesti seal, kui keegi teaks täpsemini, mis seal kõik toimus. Et noh, sellist pilti me ei taha ju mitte keegi. Aga samas Belgia näide siin kaevandatakse seal Alma pealmaa tehas, et väiksed elamu suured piirkonnad on seal samas ümberringi ka näide, eks, aga ega Eesti inimene ei taha niimoodi paelada sellise kaevanduse kõrval. Meil seda ruumi siin on. Roheveelgi tuumikala on seal. Tuleks kutsuda meie ekspeaminister Angelõud. Tema oli päris hulk aastaid Maardus väga kõrgel kohal, ma ei tea, kas pealingi, tema peaks teadma neid. Tema oli Iru soojuselektri ja ei, see on nagu teine teema. On äge asi tegelikult see waste energy, eks ju. Mina ei tea, miks nüüd... See on juba teine teema, et äkki... See on teine teema, jah. Tänase seminari kokku täname Eduardit hea ülevaate ja info eest. Paneme salvestamise kinni ja siis, kes tahab, saab veel küsida. Ja nüüd küsige. Päris küsimusi. Päris jah. Jaa. Nüüd ma vastan. See markerid ei saa.